Aga nüüd, ma ei tea, kas te tahate teada ka, kuidas see esimene muuseum siin sündis. Minust peab sõna edasi andma Puhvelile, kuna väga palju on seda, mis tema tegi ja tema teab. Me tegime kolmekesi. Ütle, kes oli sinu jaoks mõttealgataja? Mitte mina. Kas sina või Eerik? Minu arvates Eerik, sest mina küll tundsin, et kole häbi, inimesed käivad siin ja midagi ei ole näidata. Kuulge, aga ühe momendi peame ära rääkima. Mina ei tea, kas sa mäletad seda või mäleta, et see oli partisanlikult sündinud muuseum. Igatahes teie, algumehed olite meiega mestis, aga minu meelest teil ega meil ei tulnud meelt üldse luba küsida Kultuuriministeeriumilt. Igatahes mina mäletan, et kui muuseum oli juba valmis, siis oli kisa ja kära kõik kohad täis, kes teid lubas. Minuni üllatas see asi niimoodi. Aga kui nad nägid, kui palju rahvast tuli kohale, kuidas raadio tuli kohale, siis nad ühinesid selle mõttega. Ja siis nad vist teda, Nikolov oli üks mees, see sai isegi mingisugune meil kultuuriosakonna. Tema oli Taparajaani kultuuriosakonna juhataja. Meie arvasime, kui vald nõus on, kui meie teeme. Siis ei olnud vald, vaid siis oli juba Taparajoon. Nojah, kui rajoonimehed ja rajoon oli nii suur üksus taga, mis Kultuuriministeeriumit seal tarvis on. Nojah, aga siis me ei teadnud, et peab ka tsensor olema, kes näituse vastu võtab. Meie tegime kõik ikka oma parema äratundluse mõttes peab minema. Ja siis käisidki vist meil mingid vastuvõtjad ja ülevaatajad, selle ekspositsiooni ülevaatajad. Ma tean, kirjandusmuuseumis võeti ka kõik näitused vastu ja nagu raamatut tsenseeriti ka näitust. Ja tema tellis need vitriinid ja tema ajas kõik asjad jutti. Ja mina olin ainult õnneseen selles mõttes, et Vene riik oli mulle 3 aastat stipendiumi maksnud. Ja ma istusin aspirantuuris ja võisin hommikust õhtuni Tammsaare peal töötada, Tammsaare juures töötada. Võib-olla mul oli siis edu, ma teistega, Puhvel oli ka süvenenud see õigusse, aga ta oli mitte statsionaarsest, ta oli vist õpetaja, vist olid selle ajal? No ma olin Elvas õpetaja, jah. Nii et ta oli rohkem kinni, aga mina olin niisugune vaba inimene, kes võis Tammsaare tekstidesse sukeldada. Ja mind siia tulles meenutasime, et mind kasutati siis, kui kellelgi oli vaja auk pähe rääkida. Ja siin ongi see pilt, auk on juba pähe räägitud ja ma olen pildistatud selle Lõuna-Tammsaare rahvaga. Aga on üks pilt, kui ma selle kätte leian, ma saadan selle järele, kus seisan mina, Hilda Hansen ja Arne Vinkel. Arne Vinkel võeti ka selle raske kahurina kaasa veenma Hilda Hansen, et ta loovutaks oma pööninguga, nagu ütles Tammsaare leht. Niimoodi ta augusti pööninguga teie muuseumi ja siia linna muuseumi ei saa. Ja kui me seda asja tegime, siis me pahandasime ära selle Nikonovi. Kelle teise, sest tema oli kultuuriosakonna juhataja. Asjad viibisid ja ei läinud nii ruttu kui tarvis. Ja siis anti selline käsk, et meil ei tohi süüa anda. Ja öelge, kus me võtame süüa. Mina olin veel nii plindris, mul varastati viimane stipendium detsembri lõpus, kui ma teel kogu Pärnumaal olin. Mul ei olnud üldse raha. Ja siis see Hilda Hansen taipas, et ega mis näljasta neid ka tööloomi ei ole. Ja ka keetis meile suure poti täie nisujahu või odrajahu putru, ma enam ei mäleta kumbat. Ja ma pean ütlema, et see on minu selle ürituse ainuke ja kõige parem honor. See tahtlikult täis nisu ja odrajahu putru. Mäletad, Seinu, seda putru? Ei mäleta, aga mina mäletan, kes ma olen kõvasti näljane. Ma mõtlesin, et siia sõites, et millal see idee siis tekkis. Ma arvan, see tekkis juba 56. aasta lõpul sügisel. 56. aasta oli aga niisugune väga elav mõtete liikumise aasta teatavasti, millal nüüd siis pärast Jossif Vissarionovitši surma mõte hakkas nagu tõepoolest vabamalt liikuma ja saabusid ka mõnevõrra vabama tegutsemise ajad. Ja ega me siis muidu poleks ikkagi partisanidena hakanud muuseumi tegema, kui me tunnetasime natuke seda niisugust muutunud olukorda. Jossif Vissarionovitši ajal ei oleks seda saanud üldse teha, selles ma olen täiesti veendunud. Nii, nüüd jah, kes nüüd ütles esimesena ehee, kui tarvitada Gogoli sõnu, siis seda ma tõepoolest ei mäleta. Aga
no meie kolme hulgast see pidi tulema ja ma arvan, et selle mõtlesite välja sina ja Eerik koos, sest vaat tol 56. aasta sügisel me millegipärast saime tihti kokku. Mina olin küll Elvas eesti keele õpetaja, aga ma käisin Tartus tihti ja Eerik muidugi paistab silma oma niisuguse ettevõtlikkuse ja energiaga. Ja küllap te selle idee välja mõtlesite ja mina vaatasin, et noh, tühja ma kiidan tagant, mis siis meile ära ei maksa, et ma olen Elvas õpetaja ja nagu nii palju teha ei saa. Aga tehke siis ära see siia niimoodi. Ja tõeline tegemine algas muidugi 57. aasta kevadel, ma arvan, materjalide kogumisega ja siis no selle üldise planeeringuga siin, millal te nüüd siis kauplusite ruumid välja Pernaise käest sinna üles. Mul on tunne, et sügisel oli. Alles 57. sügisel. Ega ma ei tea, võib-olla oli ka, aga mul on tunne, et see oli sügis. No võis olla tõesti. Igatahes see läks nii ruttu. Ühte asja saab kontrollida, ma pärast räägin. No nii. Ja siis, kui lõppes 57. aasta suvi, vaat siis me tundsime korraga, et nüüd on ju asjaga kiire. Jäi ju ainult sügis ja jaanuaris juba siin muuseumi avamine. Siis said muidugi kunstnikud tööle rakendatud. Siis noh, sina tegid kindlasti selle Koitjärve stendi. See on täitsa selge. Sina tegid eeskätt tööõiguse stendi. No võib-olla küll, jah. Võib-olla küll. Aga see Koitjärve stend oli nagu kõige niisugune värvikam ja huvitavam. See oli värsked materjalid. See olid värsked materjalid. Seda ma ei mäleta, kas no küllap enne sai ikka kunstnikuga siin käidud, et vaadata, kuidas need asjad ära mahuvad. Ja kuidas see asetus üldse on. Tähendab, stendid olid oma suurusega vitriinide kohta olemas. Ja mina tegin sulfiitpaberi peale kunstnikel ripskraks ette, nad ainult teostasid. No nad teostasid, jah, see on selge. Ja peamine teostaja oli Rebane muidugi. Sellest ma võin hullutooja räägida. Raud oli rohkem niisugune kunstnik ja... Raud tegi portree. See on siin väljas. Ja see on siin väljas, loomulikult, jah. Ja kõik see idee portree tellida, see oli kõik Eerikul. No küllap, sellepärast Eerik tundis juba kunstnikke nagu paremini kui meie. Ta isa oli kunstnik ja ta oli täpsa kunstnikke kuulda. Ja, selge, ja nii see oli. Nüüd aga on mul meeles see, me tulime vist 3 päeva varem siia. Tähendab seda... Aga me ise ei mäleta, kuidas me toodi seal Nikonaga villis. Meie sõitsime siia kindlasti rongiga ja tulime rongis Tapa jaamas maha. Ja siis oli, aga siis oli tõeline talv. Aga ometi selleks ajaks, kui me Tapa jaamalt tulime rongilt maha, oli täielik sula. Nii et rongilt tuli astuda isegi veeloiku, ka see on mul meeles. Aga kuidas nüüd materjalid toodi? Ma arvan, et materjalid toodi Tartust autoga siis. Ja. Kas need Rebane ja Raud oli ka siis või? Kui suur seltskond rongiga sõitis? Me kõik oleme siin pead-jalad koos. Kus me magasime, üldse ei mäleta? Ja seda ma ka ei mäleta, kuidas me magasime, aga küll me ikka magasime. Aga Tapa jaamast tulime me rongilt maha ja sealt, ma arvan, tõi meid siia kolhoosi auto või oli see Tapa... Ei, Tapa rajooni selle masin tõi meid siia. Ja nüüd ma ei mäleta seda, kas materjalid Tartust autoga olid juba siin ees ootamas meid. See oli igavene kolikoomer. Või ootasime meie materjale, vaat niisugused asjad hakkavad. Kahjuks ei ole mul sellest ajast, ma ei teinud märkmeid, mõnest oma eluperioodist ma olen märkmeid teinud, aga see on niisugune tühik periood. Ma kuidagi tühjalt elasin ja siis ei teinud märkmeid. No nii, ja sellest mul ka ei ole, nii et saab toetada ainult mälule. No ja siis me hakkasime siin tööle. Töötasime 3 päeva. Üks pilt on, kuidas sa tõstad Tammsaare portreed. No ja kõik need teised. Pernaine ei tulnudki meid siia palju vaatama. Mulle tundub, et ta oli küll nõusoleku andnud ja siin tehti, ta oli meie vastu üsna lahke.
aga kusagil ta oli nagu hämmingus ja et mis nüüd siin juhtub talus, eks ole, tehakse mingi muuseumi, hakkavad inimesed käima. Muidu oli erakorraline tema jaoks, jah? Ja see oli kõik erakorraline ja noh, no ta ei olnud siis ka enam ju kõige noorem, ta oli juba selles eas, et inimene hakkab juba kahtlema kõiges uues, mida tehakse.